see seaduse muudatustega nüüd on siis nii palju asi muutunud, et kordust kasutatud nõud on ammu nõutud, taaskasutatavad, eks ole. Aga noh, siiamaale on ikkagist näha, et asi ei toimi, üldsegi ei toimi see asi õieti, et väga paljud lasevad vana liistu peal edasi ja võib-olla on ostetud palju kokku endale, aga ikkagist noh, see ei toimi õieti. Ja nii kaua, kui ei ole ikkagist kontroll piisav, nii kaua ikkagist need asjad toimuvad ja ilmselt väga palju on toitlustajad, kes ei hooli sellest tegelikult. Et meie oleme läinud seda teed, et oleme endal kõik muretsenud nõud, mis on vaja tänapäeval. Tegeleme ise pandiga, kui on vaja. Paljud üritused on, kus on kindel partner, kelle käest siis tuleb rentida nõud, aga me oleme läinud jah seda teed, et kvaliteetsed nõud. Praegu kasutame selline tugev taldrik, mis ei ole mingi läbipainduv ega midagi. Meil on peal kõik nõud on logotatud. Ehk siis, kui me teeme oma panti, siis me alati tunneme ära, mis on meie nõu. Sest muidu võib asi väga lappesse minna, kui üks ja teine samat moodi topsid. Noh, siia saab jooke serveerida. Ilus, tugev tops, kus on mõõdud peal, jälle logod peal kõik. On väga hästi pestav. Et oleme endale pesuliinid ka korralikult üles ehitanud, et kõik on nii nagu peab, et nõud on ilusad, tugevad. Nad ei ole pehmest plastmassist ega midagi. Täna on küll sertide järgi on sellised taldrikud ka olemas, et mis on pehme lödi ja mõtled, kui ma ta sealt pesumasinast 90 kraadiga sealt välja võtan, mis ta lõpploputust teeb, siis kujutage ise ette, mis sellest plastmassist seal järgi on. Et ta on otse prügikasti kaup tegelikult. Ja no kui nõusid ostate, siis on kindlasti toitlustajate jaoks on oluline, et meil on pakendikeskuse tooted kõik, et alati ostate, siis tuleb deklaratsioonid kaasa küsida. Et see on nüüd see koht, kus teil võib tihedas tööoos võib tulla kontroll peale sündmuse käigus ja nõutakse teilt pabereid ja see võtab teilt tohutu aja, kui seda ei ole. Ja sellest sul kliendid kaotavad. Et need nagu võiks kindlasti olemas olla.